Täna olen siis toonud ennast vahelduseks rabamaastikele hoopis Kasari jõe soistele luhtadele. Siin samas lähedal on siis Kasari jõe algus ja siin on sellised hästi soised ja üleujutatud suured tasandikud. Vahepeal on kõrkjad, siis on sellised väiksed soosaared. Kuivemates kohtades hakkab juba vaikselt mändi tulema. Aga üldiselt sellised veeväljad, nii et kevad, suvi, sügis ei ole siin suurt midagi teha, kui just väga kuiva suve ei ole. Või kui just väga ei meeldi põlvini veest sumbata. Ja isegi praegu on selline olukord, kus ma küll kõnnin siin jää peal, aga aeg-ajalt ma kukun läbi. Et ilmselt veetase on mingi hetk langenud ja seetõttu see jää eriti ei kanna mind. Aga ma loodan, et läheb paremaks. Ja sealt on näha ka need tumedad on sanglepad. Need siis tegelikult, kuna neile meeldib just jõekallastel kasvada, siis sealt jooksebki see selline siinkohal veel väga väike nire Kasari jõe kohta. Mu suur soov oleks sealt jõest üle saada ja pääseda sinna kaugematesse metsadesse, kust võiks äkki leida igasuguseid elukaid, kes seal redutavad. Siin on näha, et küll natuke teises suunas on need jäljed läinud, aga ma arvan, et sellegi poolest seal ma võiks kellegagi kokku joosta, kui head õnne on. Vaatame. Nagu näha, siis jõgi on leitud. Ei meenuta just seda Kasari jõge, mis kuskil Läänemaal voolab. Ja lisaks näen juba seda, et siis keegi on enne mind siin hommiku jalutuskäiku teinud. Ja ma vaatan, et ka vähemalt siin esimeste meetrite peal ma julgen siia jää peale minna. Natuke kogun julgust, siis lähen üle teisele poole metsadesse ka. Aga senikaua veel kulgen siin mööda seda härmas jõeluhta. Vaatan, äkki õnnestub veel siit lageda maa pealt ka ikkagi kedagi näha. Vahel võib nii ka juhtuda looduses, et kui unustad ennast täiesti kuskil mõtetesse ekslema ja tähelepanu ümbritsevale täiesti puudub, siis võivad juhtuda õnnetused. Ja minul läks praegu õnnelikult. Ma nimelt tulin siit mööda jääd ja kui ma teadsin, et see jää ei ole tegelikult väga kandev, siin all ei ole mingisugust suurt vett, aga lihtsalt õhukiht on vahel, et sa astud läbi sellest, siis ma tulin siit ja ma kukkusin sellest jääst läbi ja kukkusin läbi niimoodi, et vot selline kõrk ja ots lendas mulle silma. Ma sain veel viimasel hetkel kuidagi murdosa sekundiga oma silma kinni, aga ma tunnen, et see silmanurk on mul natukene katki. Et ma olen väga tänulik, et oleks pool sentimeetrit sügavamal läinud, võib-olla oleks mingisuguse silmamuna kahjustuse saanud. Et 1 minuti jooksul ma arvasin, et ma olen pimedaks jäänud, aga see läks üle. Nii et õnnelik õnnetus. Tuleb välja, et kõige ohtlikum ei ole mitte jõe peal, sellepärast, et see jääkiht istub ilusasti selle veekihi peal, vaid nagu ma tegelikult juba enne teadsin, et see jääkiht on kõige õhem kõrkjate vahel ja seal on veel õhukiht vahel, mis tõttu vajub sealt väga kergelt läbi. Ja kui seal teisel pool jõge, kust ma praegu üle tulin, ei olnud mingit erilist vett all, siis siin, kus ma praegu olen, siin all on korralik vesi. Et ma juba kukkusin põlvini sisse ja nüüd ma loodan siit läbi roomata niimoodi, et ma kõhulis ja sisse ei peaks kukkuma. See oleks üsna ebamugav. Rooman siis mööda sellist mõnusat maastikku, nagu koprav poeg. Polnud hullu midagi. Sain hakkama. Jalg sai ainult märjaks. Nüüd tuleb lihtsalt liikuda, et külm ei hakkaks. Vähemalt ma olen uutel jahimaadel.
liiga vara hõiskasin. Et suur rõõm oli, et talv on teinud head tööd ja igal pool on jää peal, siis ikkagi päris nii see ei ole. Ja see kõige peidetum mets jääb ikka sinna peidetuks, sest lihtsalt jääkihid ei ole piisavalt tugevad ja ma ei pääse kraavidest ja jõgedest üle. Ja praegu ei ole asi seda ka väärt, et ma hakkaks sealt kuskilt vööniveest sellise külmaga läbi minema. Tuleb oodata kas veel külmemaid kraade, mida sel aastal ei pruugi tulla, või siis oodata kevadet. Ei tea. Ei ole midagi nii lihtne igale poole pääseda. Noh, väikesed õppetunnid. Kui ikka aastaringselt või ütleme, kui sagedasti sellisel maastikul ei käi, siis kuidagi kaob see võime ära hoomata või lugeda just seda konkreetset maastikku. Ma olen saanud siin pool päeva ringi tatsuda ja kuidagi, kui sinuga suurt midagi muud ei juhtu peale selle, et mõnes kohas natuke jalg vajub läbi, aga sügavust ei ole nagu nii rohkem kui põlveni, siis ühel hetkel sa ei pööra sellele enam tähelepanu. Aga sellistel soistel maastikel on alati mingisugused üllatused varuks, nii et mina igatahes olen nüüd umbes natuke vähem kui vöökohani märg. Ja ma loodan, et ma saan siit ikkagi, ma pole jõeni jõudnud. Et loodetavasti ma saan sellest jõest ikka üle. Sest jõkke ma küll ei taha kukkuda. Igatahes tuleb liigutada ja asjad kokku pakkida ja panna ennast valmis selleks, et siit tuleb lihtsalt välja rännata, muidu hakkab külm. Midagi pole teha. Kaldad kukuvad kõik sisse, aga mul jääb üle lihtsalt loota, et seal keskel on korralik paks jää, sest mul ei ole siin muud varianti, ma ei taha enam teist korda niimoodi sinna ka vööni sisse kukkuda. Et ma proovin siit üle roomata ja loodan, et see ei jää mu viimaseks sissekandeks. Ma ikkagi, mul ei olnud seda julgust sealt üle minna, sest see jää jalaga lüües kukkus kõik sisse. Ma natuke näitan selle maastiku võlu ka. Siin on siuksed asjad on siin. Pean nüüd kõndima natuke tagasi, otsima mingi koha, kust ma saaks üle jõe roomata. Sest mul jalgadel tõesti hakkab juba külm, et vesi on sees ja ma tunnen, et varbad hakkavad imelikuks minema. Tagasi tuleb vist küll jooksuga minna, kui ma üle jõe saan. Tundub, et siin on korralikum jää jõel peal. On küll jõgi laiem ja tundub selle võrra ohtlikum, aga samas jalaga toksid siin on ikkagi korralik. Ääred võivad ragiseda, aga ma ei tea. Selge on see, et ma pean seda tegema. Natuke ajab naerma ka, aga ona hea Saarma meetod. Võib-olla kannataksin kõndida ka, aga arvestades neid olukordi, mis mul täna siin toimunud on, lihtsalt mul ei ole enam psühholoogiliselt huvi riskida.
Selline see elu on. Ma arvan, et keegi jäljelugeja peaks siin pikalt mõistatama, mis elukas siit üle jõe on roomanud. Ma olen seda juba rabamaast või õigemini soomaastikel 10 korda kogenud, et kui ma nüüd ütlen, et kõige raskem osa on möödas, siis on mulle üldiselt loodusel mingi hea üllatus varuks veel vahetult enne auto juurde jõudmist. Eks paistab. Väike kardiotrenn ka lõppu. Siuke mõnus väike lisakoormus. Just kui saad juba peaaegu jää peale astuda ja siis astud läbi. Vaimselt jube tüütu. Aga õnneks juba näen, et tuttav metsatukk paistab. Ja ma arvan, et tänaseks tõmbun joone alla. Lähen koju pükse ja saapaid kuivatama. Ja järgmine lülitus tuleb võib-olla kuskilt kahtlustanud kakerda ja rabast, aga vaatame seda. See elu toob.